ma ei tea, mitmes on, ma ei hakka isegi sissejuhatust tegema niimoodi, aga me tulime nüüd, kuna meil on täna siuke vabam päev, siis me tulime Lotsi loomaaeda ja me just sisenesime siit ja see on siukene väga äge võimas. Vaadake, see tuleb nagu siit ilus uhke hoone tuleb sisse ja siit läheb siuke võimas trepp alla ja üldplaanis vaade on mega. Nii et ma kujutan ette, et siin võib näha midagi väga ilusat ja ägedat. Mirge on rõõmus. Nagu kollane tibu. Selles mõttes meil on ikkagi väga hästi valitud jope värvid, et sinine ja kollane kõik on nagu teab. Vaadake siin juba läheme. Need on esimesed elukad, keda me näeme kohe sisse tulles. Vaadake ägedat. Me oleme veekeelduse peal näha ka, nii et sa võid lehvitada meile. Väga äge. Mõisõnaga, vaadake kui vinged. Siin on tõesti hästi. Juba sisenedes saad aru, et siin loomas võib olla hästi. Ma liitsime leemurid just. Leemurid on ägedad klaasi taga, aga vaadake ägedalt, siin on tehtud need siukene maja sein ja siis siin on siuksed võimsad justkui kivist, ma kujutan ette, et need on penost tehtud ja hiljem seguga kaetud, aga ühesõnaga mitte päris, aga noh, väga hästi tehtud. Sellised aknad, võimsad, massiivsed ja siis siin sees on erinevad elukad ja siin on leemurid, et nii nunno. Vaadake kui äge väike auto, see on jälle täpselt siuke, nagu meil sinna põllu vahele vaja on. Et see on siukene, reaalselt pisike. Et ma täpselt ei teagi, kas ma mahun siia normaalselt sisse, aga siuke on lahe masin. Siin on mega võimas elevantide. Ma ei saa öelda puur, aga aedik. Et siin on siuke klaas ees. Tõenäoliselt külje sees on elekter, et nad siit edasi tulla ei saa, aga korralik bassein, väga suur ja võimas. Et selles mõttes, see on ikka väga jõhkralt suur ja võimas. Vaadake neid puid juba, need on nagu väga kõrged puud. Vaata! Ja vaadake nüüd seda, see on nüüd siin nagu ahvide või maja tagumine külg ja see on kõik. Amsterdamis oli ka niimoodi, et neil ei olnud aeda, vaata. Vaadake ilus, põhimõtteliselt nad siit üle ronima ei tule, aga siin on leemurid, on lihtsalt õues. Kas nad külma ei karda siis järelikult või? Meil on valitsus vaja. Meil on ka leemurid vaja, arvab Mirge. Mis asja? Vaata nagu kass sama vist nüüd. Kis. See pole kiis, see on leemur. Vaata aga vaata, neid on vaja meile, kui nad tahavad õues olla. Ei no, talvel saavad kindlasti sooja majja, aga Vaata. neil on nii äge saar siin. See on üliäge. Amsterdamis olid kõik loomad niimoodi. Saad aru või? Et nagu selles mõttes need keskkonnad on ikka jõhkralt võimsad, ilusad, hästi tehtud ja väga puhtad. Näe, keegi läheb söötma neid. Kutsub tuppa neid, nii armas. No tulevad. Nagu nuidu. Kui ma seda looma ei saa, see ei ole odav loom, ma arvan. Nii kui see hüppas, nii äge. Võtad päikest, vaata palju neid seal, lähme sinna poole. Ühesõnaga, kui siuksed loomahaiged tulevad loomaaeda või nagu kohta, kus sa näed, et loomad on hästi, et see on nagu lihtsalt nagu haigus, mis süveneb ja mis tõenäoliselt viib iga siukse looma hullu pankrotine loomade pidamine. Ja see ei parane, see lihtsalt ei parane nagu. Mirgel ka süveneb see nagu jõhkralt. Ma saan aru, et mul on see eluaeg nagu täiesti jube. Tere, väike sõber. Jau! Jau! Mis sa teed sa? Siin on suured papagoid ka õues ja aastaringselt õues. Ja siin on ju ka korralikud talved ja lumi, et peab tõsiselt uurima, et mis papagoid ilusti saavad külmas hakkama. Nagu meil viirud on ju ka õues aastaringselt. Et see tundub alati nii uskmatu, kui seda peame öelda, aga peame tõsiselt uurima seda. Vaadake nüüd inimesed jah, kotkapuuri vahetult, mis on Tallinnas ja mis on siin. Ma saan aru, et võib-olla seda ei peaks võrdlema, aga kipub tulema see võrdlus alati. Jõhker kui võimas, äge. Nii hästi tehtud, nii ilus. Vaatame nüüd. Jaa, see on nii tunnu. Käisime siin just väikses tropikamajas ja ma lootsin, ma saan filmida, aga ei saanud, seepärast, et seal oli ikkagi päris vihmamets niimoodi, et kõik asjad, mis mu käes olid, tõmbasid vett enda peal niimoodi, et ise olen märjad ja kaamerad, et see oleks märgni, et mitte kuidagi filmida ei saanud, et pole hullu. Mis siin on? Ahvimaja, let's go!
Kvaliteetprodukte, kavadusa. Ma pean ikka näitama, kui kohvi saab nagu 3 loti eest. 3 loti saab kohvi, siis on ikka puhas lust. Kas see Biala oli kohvi, on ju? No, ma pean ikka teile näitama, me oleme Tahvi majas. Need on betoonist tehtud, vaadake kui sür. Selles mõttes ma olen mõelnud, et ma tahaks teha ise samamoodi, et teed puidust vormi ja siis tõmbad selle süü natuke välja ja siis hiljem valad segu sisse ja siis saad siukse imitatsiooni, mis ei mädane tegelikult. Noh, siin on ta värvitud ka muidugi. See värvimine on nagu siukene teisejärguline, aga et see puidumuster, vaadake lahe. Siseneme siis nüüd siit ahvide osakonda. Need on just mingi väikeste ahvide, selles mõttes mitte mingi suurte. Et siukene vägev võimas maja. Siin on ka soe, aga ei ole niiski, et ma saan filmida, nii et vaatame. Vaadake armast, üks loomatalite on siin ja toidab oma sõpru. Vaadake ette, vaadake, kui ta ootab neid. Nad on ikkagi väga siuksed pelglikud ikkagi selles mõttes, et nad ei usalda nii kohe vist. Nii. Iga inimene, kes müüb mune, võiks endale sellise tabeli selgeks teha. Natukene on viimasel ajal kriipinud, aga okei. Kodukanad, vabapidamisel kanamunad ja need on suht sama, ma arvan tegelikult. Seal on mahe. See on mahe, see on see meie mahe ja siin on tavafarm. Mis te siin näete? Mis on erinevus? Kas sa tahad, et ta oleks majas või ta on vaba? Ta on vaba, ta peab olema vaba. Meil on hästi. Siin jalutavad ringi vabalt paabulinnud, mis on muidugi väga nunnu. Aga järelikult on neil piisavalt neid. Peaks küsima, äkki me saame enda omale mõne sõbra siit. Tõenäoliselt mitte. Nad on täitsa sõbralikud, nad on vist harjunud inimeste käest natuke toitu saama. Vaadake, kui ägedad on tehtud akvaariumi maja, nii et lähed nagu allveelaeva sisse. Ja siis siin on nagu allveelaeva uks, eks ole, siin on aken, läheb õue ja siit läheb siis allveelaeva sisse. Kui ilus. Kui hästi tehtud on. Appi, siin on tõesti kõik asjad väga hästi tehtud. Kõik on, no mitte midagi kallale ei anna nuriseda. Värvidega nad on. Ahvenlased, kirevahvenlased, Kirevahvenlasi on meil olnud palju. Natukene kalaehitusest ka, siis siin on nagu 3D põhimõtteliselt, vaadake. See on väga äge, kõik on puhas, mõnus. Vaadake seda, Anubise taim. Anubise taim õitseb täiesti. Vaata. See akvaariumimaja oli nii ilus. See mõttes kindlalt kõige paremini tehtud magevee akvaariumid. Nii selged, et sa ei saagi aru, et seal vesi sees on filtrisüsteem ülihea. Ja selle maja taha mine kuule seda. Taimed, mine pekki. Taimed kasvad nii hästi kindlalt kõikides akvaariumides toidetakse taimi CO2-ga eraldi veel peale selle, mis kalad ise toodavad, eks ole. Ehk siis ülim professionaalsust ja kui ilusti, puhtalt, väga professionaalne. Kui ilus, selles mõttes nii palju muidugi tuttavaid kalu, tuttavaid taimi, kõiki nagu tetrad, rainbow fish ja kõik nagu selles mõttes me ju teame kõiki neid kalu ja aga see keskkonnad, mis on tehtud. Nii ilus. Nutab peal. Me tõstame oma looma ja lati nii kõrgele selles mõttes, et kus me käinud oleme vaatamisloomis, nagu see ületab ikka nagu kordades kõik asju praegu. Meil on nagu lihtsalt tuli nii takus sebast, et elevant on väljas ja Mirge, kui kuskil kuuleb sõna elevant või midagi taolist, siis nagu läheb paanikaks ära. Jumal tänatud Eestis, me ei saa veel elevanti võtta endale, on jah? Piha silmad. Pisarud silmad. Ma tean, ma võin teile vaadata filmida, kui elevanti näest hakkab nutma lihtsalt. Täiesti veider. No nii, nüüd hakkab mul hakkab vett jooksma juba, Mirge nutab. Vaatad oma elevante. Vaatad usku, vaadake seda. Nüüd läheb värdaks, sest nüüd on pingviinid. Vaadake väge, appi. Nad on nii nunnud. Nad on nii ägedad. Vaadake nüüd. Ma ei oska mitte midagi muud, et vaadake nüüd, millised aedikud on tehtud näiteks pingviinidele. Saad minna sinna alla, vaadata vette, kuidas nad ujuvad. Praegu nad on kõik enamus väljas, kedagi ujumas ei näe kahjuks.
seal pikutavad. Filtrisüsteem on ülivõimas, sest vesi on selge, isegi nende tüüpidega. Need on toidetud, ma vaatan, kala on põhjas. Enamus pesitavad siin, ma vaatasin nendes boksides, mis on tehtud, niinimetatud need koopad, urud, nendes juba linnud hauduvad kõik, et nad hauduvad omale beebisid välja, nii et noh, selles mõttes, kui pingviin teeb endale beebisid õues looduses, siis tal peab hea elu olema. Ja siit samast platvormi pealt, kus näeb pingviine, näeb kohe nagu samamoodi tegelikult nüüd elevante ka. Indelevant tundub olevat siin on ju, et Aafrika ma ei näe kuskil, äkki kuskil sees on, aga üliäge. See mõttes vaadake mastaapi nagu selles mõttes, kui võimsalt ja hästi on tehtud. Nagu kõik, mitte kuskil ei ole mingit longet nagu, et mõtled, et oh, näe siit nagu on jama ja vana või mis iganes, et kõik on nagu võimas ja see sama hoone, mis on kõik see suur. See läheb pikalt teisele poole ka, see on kõik niisugune suur õppehoone asjad, et noh, uskumatu, nii võimas. Nii, siin aias elab meil Nandu. Nandu on väga, põhimõtteliselt, kes pole näinud, see on nagu väike janalind põhimõtteliselt, eks ole. Ta suuremaks kasvas on täiskasvanud lind ja Nandud on ühed elukad, kes tõenäoliselt tulevad meile elama ka, sest mul on juba selles mõttes päring tehtud, et me tõenäoliselt endale Nandud saame. Ahvidel ja simpansidel on siin küll nagu suht luks elu selles mõttes, nagu need keskkonnad on ilusad, hoitud, hästi tehtud, suured, ruumi on igal pool nagu meeled, et saavad ronida kõik asju teha. Nagu võimas, appi kui võimas. Siin on ühel varaanil saba väljas puuri vahelt. Paneme see sisse tagasi, keegi tuleb sikutab ära lihtsalt seal. No, et see ei tule nii kergelt ära, aga noh, see on igaks juhus. Mulle meeldib väga, vaadake seal, võõtaravate keskkond on ülivõimas. Väga ilus, hästi tehtud jälle. No siin on kõik hästi tehtud, ma lihtsalt mõnda asja näitan rohkem. Ja siin kõrval on kohe üks asi, mis ei ole võimas, mis mulle üldse ei meeldi. Mirge on šokis ja talle ei meeldi see, ta ei tule see lähedale rohkem, aga tegelikult see on päris äge asi, mis on tehtud. Seina sees lihtsalt, siin on, noh, ma arvutan ka tegelikult penost seina sees on lihtsalt auk, siin ei ole ees mitte midagi klaasi ega mitte midagi ja see on seest prussakaid täis, hiisprussakaid. Ma saan aru, et see oma majas sellist pulli ei teeks, aga siin nad elavad, eluga väga rahul saavad süüa ja neid on tuhandeid siin. Tegelikult loomaaedades see, et neid on siin tuhandeid, see on nagu väga hea selles mõttes, et enamjaolt see on ikkagi toiduvaru teistele loomadele. Et neid peabki palju olema. Päris kiiri tegelikult, kui nad lihtsalt on lahtiselt siin. Palju õnne! Seal on, jah, seal on kaelkirjak, aga just käisime siis roomajade ja nende konnade majas ja seal tegelikult oli väga hästi, aga noh, selles mõttes ongi, kõik ongi väga hästi, et klaasi peal muidugi peegeldus on võimas, sest klaasid on nii puhtad, seega filmida läbi klaasi on natuke keeruline, aga siin on selles mõttes igal loomal on hea, täiesti uskumatu, lihtsalt uskumatu. Vaadake, see on lihtsalt kõik nii võimas nagu selles mõttes, et kaelkirjakud pikutavad seal muru peal lihtsalt. Need 2 tükki tunduvad, et on lihtsalt mingid noored elukad, noorloomad, aga lihtsalt võtad päikest, on õues, kõik selles mõttes, kõik on peaaegu käega katsutav, aga nii hästi tehtud, et loomadel on hea elu ja turvaline. Me ei väsi kiitmast. Me tuleme kindlasti see kunagi veel, see on niisugune unistuste paik. Äkki saab sinna lõvimajja ka minna, või vaata sealt läheb sisse lõvikoobast, aga keskkonnad on võimsalt suured. Lõvida ma ka, lõvis me kahjuks ei näe praegu, aga see on mega suur, igal pool on vaateaknad ja tore on see, et igal pool on sees puud ja taimestik ka, et nagu selles mõttes igal pool kasvabki rohi ja ei ole niisugune must maa. Muidugi see tähendabki see, et on tõenäoliselt 1-2 looma ja suur aed, et sinna saa ära tampida kõike ja ei ole rohusööja loom muidugi. Aga hästi, nii hästi on kõik. Tiigrite aedikus sees on päris lennuk. Nagu see on nagu päris lennuk. Ja see ei ole see väike seal sees. Et järelikult see aedik on ikka väga suur. Kui sa saad mastaabist enam aru, et siis nagu tiiger üks kõnnib seal taganurgas. Aga
võimas, nii ägedalt on tehtud. Mitu tiigrit on siin, tundub? Sõber. Sõber. Ta magab, me leidsime päris pandane, seal ta magab. Et panda on seal. Merge jõudis talle kiis, aga ta ei tule. Ta tuli ühe keskkond. Vaadake, äge keskkond on ehitatud siia jälle. Ta on karu, ta on väsinud. Ta on väsinud karu, jah. Peegeldus on väga jube siin, sorry, aga vaadake, see on tuvi. Seda on tuvi, appi me ei saagi. Peegeldus on jõhker, aga vaadake mu käe kõrval, see on nagu, noh, see on ikka suur tuvi, see on suurem kui meie kodukana. Ilus. Tere! Teine sõber tuli sulle veel siia või? Oi, nad on nunnud. Sul on ilusad silmad. Jau. Need on nii toredad. Kas võib sulle näpul siit läbi lükata? Teed haiget mulle või? Ma natuke kardan sind. Sul on nii suur nokk. Need on väga toredad, jah. Ja nemad ei karda külma. Ja neil on siin all oranž ju, tiival. Jah. Oi, see on pehme. Ja nad ei karda külma ka, sellepärast nad on üliägedad. See on väga pehme. Tahad meili kolida? Ja tahaks ikka suurt tüüpi vaeva. Ta tuleb sinu poole nüüd. Nüüd me oleme jõehobude majas. Kääbus jõehobud, ma ei tea, mis nende nagu selles mõttes tehniline termin on, aga neil on nagu selles mõttes nii nunnu väike maja. Siin on igal loomal nagu oma maja ja sa saad sinna maja sisse minna, mitte ei ole kokku topitud ühte sellisesse boksi nad. Et igal ühel oma maja, siin on meil oma basseinid, mis nad teevad muidugi mudaseks, sest neil seda puhtana hoida, ma kujutan ette, et hästi keeruline. Banaanipuud ja mõlemal pool on suured klaasid niimoodi, et siin sees on soe ja mõnus. Ja noh, selles mõttes on näha, et on soe ja mõnus. Vaadake neid tüüpe. Nii nunnud. Ilusad ja muidugi nad kuulavad tümmi, kui te kuulete, siis mu taga on muusika. Seal muusika mängib. Palun ehitage mulle siuke maja. Ja, meil oleks vaja selliseid maju. Palju. No ühest piist, alustame ühest. Mul looma ei tahagi, ma tahan seda maja. Ei, ma tahan looma siis. Ei, kui mul on valida, siis ma võtan maja ja siis ma jõuan selle looma ise kunagi osta. Jah. Ma olen soojas olla. Tead, ei, me teeme omal selle botaanikaaia, kus siis on taimed asjad ja siis me paneme loomad ka sinna. Et selles mõttes, kui maja on, siis tulevad juba loomad ka niikuinii. Aga siukene jah, jumalast äge koht. Nagu selles mõttes. Julged lubadused lihtsalt. Tead, unistama peab suurelt, see ei ole julge lubadus, unistama peab suurelt, siis on ka eesmärgid ja siis on ka saavutused. Siukene kõne praegu. Kui ma kunagi Hispaaniasse kolin, siis ma saan elevandiga. Jah. See oli praegu hea heliefekt. Jah. Siis on mõtlemaksid. Ühesõnaga väga ilus, selles mõttes siin on nii äge. Ma ei väsi kordamas, siin on nii äge. Vaadake, kui äge on see puur niinimetatud, seal on raisakotkad ja veel mingid linde oli, aga raipesööjad põhimõtteliselt, aga vaadake, kui võimaliselt on tehtud see on nagu puude kõrgune selles mõttes völvid ja siis sinna taha on tehtud kunstlik kivi, kus on koopad sees, kus nad pesitsevad siis, et täiesti uskumatu kui võimas. Et no, siin on ikka nagu äge, väga äge. Järgmine väike siukene nunnu soe maja, Aafrika maja on see, et noh, kõik need majad ongi siuksed, noh, looma ja mõttes ikkagi väiksed. Aga noh, muidugi meie mõistes suured, et kui me tahaks enda siuksed maju, siis suured, aga igal pool on jälle siis mingi sortiment loomi, siin all on sellised väiksed kitselised, hirvelised, ma arvan, mingid antiloobid tegelikult, et ma võin lugeda ka teile, aga igastahes pisikesed, suure kassi suurused põhimõtteliselt ja hästi nunnud, nina käib kogu aeg ja siis siin kõrval on siuksed elukad. Siin kõrval on siuksed elukad ja siis nendel tüüpidel on alati see värk, et üks peab valvet, teised saavad rahulikult süüa ja isegi vangistuses nad kunagi ei ole niimoodi, et üks ei valvaks, nad teevad vahetust, varsti tuleb teine vend sinna istuma, siis saab see sööma minna. Et nii tugevalt on ikkagi see instinkt sees, et ta peab valvama. Nii pull. Me läheme nüüd siia majja sisse, see on väga suur maja, kui me siia sisse saame päriselt, siis siin on midagi võimas, sest seal sildid näitab, seal on haid ja muud asjad ka. Seal on mingi onu ees, äkki me ei saa siin sisse.
Ma ei tea, kas te kuulete mind, ma loodan, et te kuulete, aga vaadake nüüd seda mastaapi sellel majal. See on ainult üks külg. Siin on hetkel müristab, selles mõttes siin on saarmad, need on need väikest liiki saarmad. Nendel on niisugune mõnus, vaadake seal seina seal üleval. See on kõik, tundub suhteliselt uus maja. Aga siin hakkab täis kasvama, vaadake, seal on potid, kõik on ja vesi voolab. Ja siis terve see sein muutub roheliseks. Ja tõenäoliselt hakkab alla kasvama siis sealt pealt niimoodi. Aga see on nagu vaadake nüüd mastaapis jõhker. Ilus, võimas, kõik on hästi, nagu super ilus. Nii, nüüd me oleme uskamatus kohas, kus on suur akvaarium, siin on haid ja seal on, kui te näete, siis seal sees on lennuki vrakk ja see on nagu crashinud siia sisse, see on, ma ei teagi, kui sügav seal on, seal taga on tuuker, kui te märkate, seal taganurgas, me zoomime sisse, seal on keegi toimetab, me läheme veel sinna poole ka, aga juba see vaade siit on uskamatu, ma tean, et läbi kaamera ei saa sellest mastaabist aru, aga see on võimas. See on lihtsalt võimas. Jälle kõik söögikohad. Kui need on kõik söögikohad? Siin ehitatakse kogu vägevalt juurde, aga see akvaariumi maja oli päris võimas. See tegelikult on elevantidega sama maja, on ju. Elevandid, seal on mingid ahvilaadsed tüübid oli, saarmaid oli, aga siis läks suureks akvaariumiks üle, mis oli eraldi sissekäiguga. Mirge arvab, et me poleks pidanud tohtima sinna minna, et äkki see on eraldi pileti eest, tõenäoliselt ongi, sest see on täitsa tutikas maja. Aga me läksime ühe ilusa grupiga koos juhuslikult. Kahe grupi vahel just sisse. Ja see mõttes turvamees vaatas küll, aga me läksime grupid koos ja sisse me sinna saime, nii et eraldi piletit me sellest ei maksnud. Ja nüüd põgenesime tagatuks välja. Ja, aga ei mis sisse, see mõttes, et sisse me läksime ja keegi meid ei takistanud, nii et nagu me justkui ei rikkunud ka midagi. Nad õnneks ei oska väga inglise keelt siin. Nad ei oska üldse inglise keelt. Ja siis sa ütled neile, et hello, what? Ja siis ta ütleb, mine ja kõik on hästi. Et see akvaarium tõenäoliselt on eraldi raha eest. Loogine oleks, sest see on ikka väga suur ja võimas. See on insane. Jõhkralt võimas. Nii äkki asi jälle Amsterdamis ainult. Jah, ühesõnaga seda loomaaeda soovitaks nagu kõigile ja tuleme kindlasti kunagi ise veel, sest see on uskamatu, aga nüüd me teeme otsad kokku ja lähme otsime endale lõunapaiga ja selleks ajaks on kaamera aku tühi, nii et rohkem te ei näe tõenäoliselt midagi.